käesolev süsteem tegelikult põhineb rahvusvahelisel haiguste klassifikatsioonil, ütleme see, mida siis nagu aluseks võetakse, mis omakorda on tänaseks juba üle 30 aasta vana. Nii et eks need toonased seisukohad ja asjad paratamatult aeg ju läheb edasi ja maailm areneb, et jäävad nagu ajale jalgu. Ja nüüd on tõesti niimoodi, et kui inimene tajub, et teda ikka kohutavalt häirib ja kogu tema hakkama saamist see, et tema ütleme siis dokumentatsioonis ei ole see, kuna Eestis on ju isikukood soopõhine, et tema dokumentatsioonis ei ole see, mis ta ennast tajub, et siis on võimalik seda muuta. Hetkel on süsteem selline, mida võib-olla võiks siis võib-olla kergemaks teha, on see, et tuleb teha avaldus Sotsiaalministeeriumisse, siis see avaldus jõuab sellesse niinimetatud soovahetuse arstliku ekspertiisi komisjoni ja siis komisjonil on siis nii-öelda konsiiliumid, arstlikud konsiiliumid, nagu mis tahes muul erialal ja need on interdistsiplinaarsed, et see on tõesti nii, et mina olen hetkel selle komisjoni juht, aga ütleme, sisuline juht on meil ikkagi psühhiaater, et vaimse tervise spetsialistid on sinna ikka peamisena kaasatud ja ütleme, mis on veel, ajab asja segaseks, on see, et kuskil umbes 6-7 aastat tagasi kuni selle ajani, siis oli selle konsiiliumi esimees doktor Imre Rammul, et tema andmetel oli ikkagi niimoodi, et aastas neid pöördujaid oli kuskil, ütleme, mõni aasta ei olnud ühtegi, maksimum 10-11, kuskil seal mõni üksik inimene. Aga kogu maailmas toimus juba varem, kuskil 10 aastat tagasi või natukene rohkem selline pööre, et hakati palju rohkem selle sooteemaga tegelema, tajuma valesti. Vähemalt noored, eriti naised, hakkasid tajuma, et nad ei ole need, kes neid on nagu sünnisugu nii-öelda ja kasvatatud. Et millegipärast see pööre toimus ja seesama laine on nii-öelda jõudnud ka Eestisse. Nii et praegu hetkel, meie oleme kuni tänaseni siis eelmise aasta algusest kohtunud peaaegu 100, kui selle nädala inimesed ka tulevad arvesse, siis umbes 100 inimesega ja järjekorras on veel 126 inimest. Et kui te nagu sellele mõtlete, siis ütleme, see hüppe on tõesti olnud nagu mitmekordne ja mis on selle taga, on jällegi suur küsimärk. Kas selle taga võib ka see olla, et kuna sellest räägitakse rohkem, siis need inimesed, kes ennast mehe nahas naisena tunnevad ja vastupidi, ongi võib-olla julgemad ja tulevad sellega ka välja, et päriselt oma sugu muuta, et muidu kuidagi suruti seda alla? Seda on pakutud, et see võiks nagu üks teema olla, kuna ütleme selline rahvusvaheline inimõiguste liikumine, see sai nagu sellise hoo sisse kuskil 2007-2008, kui võeti vastu suuri deklaratsioone, et see võib olla nagu üks moment. Ütleme, ka teine moment on see, et püütakse defineerida ka väga palju erinevaid sugusid, et ei ole mees, naine, et on mittebinaarne või või igasuguseid erinevaid variante veel vahepeal. Et muidugi see on osaliselt sellest teadlikkusest, aga see fenomen, et see on nagu eriti teismeliste tüdrukute seas, see on selline küsimärk ja mõistatus ja ütleme, kuna mujal maailmas on see protsess alanud nagu suht varem ja ütleme ka meditsiin on teinud vigu, on mindud liiga kiiresti, ütleme sellise liiga noore inimese puhul nagu kaasa, siis nüüd on andmeid hakanud olema ka nende kohta, kes siis on kuskil 5-8 aastat hiljem soovinud nagu tagasi pöörata seda protsessi ja sealt uuringutest tuleb ka välja see, et mida need inimesed ise arvavad, et mis see nende probleem võis olla sellises teismelise eas. Ja sealt tulevad välja ikka sellised lapsepõlve traumad, võib-olla ka selline internaliseeritud homofoobia, tuleb ka selline misoküünia temaatika, ka näiteks see, et on kaasuvana, seda me näeme ise ka, et on kaasuvana väga palju teisi psühhiaatrilisi probleeme ja on kuidagi siis vale suund võetud nende lahendamiseks, mida inimene ise hiljem tajub, et tegelikult see ei olnud nagu õige. Meie konsiiliumisse tõesti jõuavad peamiselt need, kes tahavad ikkagi mingit sekkumist. Ja siin ongi nagu see konks, et kas see on nüüd õige ajastus, kas on õige tegevus või mitte, kuna probleem on selles, et
et see on enesediagnoos. Meil ei ole ju mitte mingit muud võimalust nagu peavalu, eks ju, ka keegi ju pea sisse ei näe, et selles on nagu see probleem ja seetõttu vajab see kindlasti ka pikemaajalist eelnevat kaardistamist just vaimse tervise spetsialisti juures. Aga kui tulles nüüd tagasi sellele, et mis nagu muutuda võiks, on see, et ütleme, need inimesed, kes meditsiinilist sekkumist ei vaja, ega nemad ei peaks võib-olla siis tulema või need inimesed, nagu see kord meil on, et ütleme, seda sooandmeid saab muuta siis, kui on see konsiiliumiga kohtumine ära olnud, see läheb mööda 2 aastat ja siis me nagu kohtume uuesti. No ma pean ütlema, et selle pooleteiseaastane kogemus näitab seda, et ega seal ei ole nagu midagi rääkida või kinnitada, või et see on nagu natuke arsti aja raiskamine. Et see moment, kus arstlikku sekkumist ei ole vaja, siis ei peaks nagu selle arstiga kohtuma, eks. Ehk, et kui inimene on otsustanud, ta tahab oma sugu muuta ainult selles oma numbris, on seal sellist 4 või 3, eks ju, selles minu koodi sees, et siis ta võiks seda teha ja võib-olla siis sellele ei järgnegi seda, et ta tahab päriselt hormoonravi, kirurgilist sekkumist ja võib-olla 8 aasta pärast siis on äkki õnnetu oma otsuse pärast. Et ega ütleme, hormoonravi, kirurgiat muidugi tagasi pöörata on nagu keerulisem, aga ütleme, ega hormoonravi ei ole ka, kui ära lõpetada, välja arvatud, ütleme, meessuguhormooni toime häälele. Muud asjad on tegelikult taaspöörduvad. No ma ei taha sellepärast õisata siin, et hakkame katsetama, aga põhimõtteliselt. Aga ütleme, kuna neid sugusid tajutakse veel erinevamaid, et siis ongi see küsimus, et osad inimesed kurdavad, et nad ei mahu sinna naine-mees dimensiooni, et siis nagu teha, et see on jah niimoodi, et aga ma arvan jah, et arstlikkus, see konsiilium interdistsiplinaarne, kus on ikka endokrinoloog, vaimse tervise spetsialistid, kirurgia pool, et see on kindlasti üks, see peaks nagu alles kindlasti jääma ja ütleme, see on nagu see ennast õigustanud ka mujal maailmas niisugune lähenemine, kuidas neid inimesi aidata.